Tervist kõigile, minu nimi Mart Nilsson ja tahaks alustada siis sellest, et mul on üks lotopilet ära anda. Kes tahab? 2 aastat tagasi ma üritasin äri teha lotoga, ei õnnestunud. Täna ma annan ära ühe lotopileti. Kehti pilet? Jah, palun. Et miks siis nii? Me elame juhuslikus maailmas ja kõigil sündmustel on teatav tõenäosus. Ja sel lotomängul on palju ühist äri ja tootearendusega. Et kõigepealt see, et konkurentsipõhises maailmas, seesama näide siin, tagasihoidlikkus on küll voorus, aga konkurentsipõhises maailmas ta üldjuhul ei aita. Siin tuleb olla nahaalne, ettevõtlik ja tegutseda. Teine ühine joon või miks lotopilet on sarnane tootearendusele ja ärile, on see, et kulu on kindel, aga tulu ei ole kindel. Kui loto puhul vaatame seda, neid tõenäosusi siin all, peavõitu saada ei ole väga tõenäoline, selle loto puhul lihtsalt võitu saada, iga 5 pilet võidab, on päris tõenäoline. Ja mul on siiralt hea meel, kui lotopileti saajaga võidab midagi. Aga ilma tegutsemata ei juhtu mitte midagi. Ja ega siin midagi ei olegi. Tuleb võimalusel vähendada kulu ja tõsta edu tõenäosust, ehk jagame riske. Küsime toetusi, me elame toetuste põhises maailmas. Kuigi vaadates võrdsete võimaluste maailma, siis toetused iseenesest on saatanast, aga kuna neid on nii palju ümberringi, siis oleks patt neid kasutamata jätta, nii et kasutage neid. Innovatsiooni ja arendusosaku ressursid said küll sellel aastal otsa, aga lubatakse, et tuleb järgmine aasta jälle, et me oleme ka seal teenuspakkuja. Teine soovitus, jagage töö etappideks, kui te toodet arendate. Ja hinnake iga etapi puhul, kas ma ikka teen õiget asja, et väldite tulevasi kulusid, kui te avastate, et midagi läheb viltu, et tegelikult suurim oht on armuda oma tootesse. Ma teen nii head asja, ja kurat keegi ei osta. Ja oleme leidlikud ja uuendusmeelsed, et ega siin muud soovitada ole. Et kuidas tekivad uued tooted ja teenused, ega siin 2 põhilist motivaatorit on. Üks tuleb majandusmaailmast, ehk siis vajadused. Ostja teab kõige parem, mida ta osta tahab. Vahel ei tea ka, aga üldjuhul ikkagi turult saab selle info. Ja teine tuleb loodusest, ehk uudishimu, mis on iseenesest loomariigi arengu üks alus. Ma ei tea, kas alustalasid, aga üks motivaatorid, mis aitab loodusel areneda ja liikidel levida, on puhas uudishimu. Et olge siis uudishimulikud. Et lähme siis näidete juurde, et nii nagu ettekande pealkiri oli, et see voodi ei hakka siia lohistama, on seal esikus. Et ülejäänud jutu osa on siis 2 eesmärgiga. Esiteks teen Centrile reklaami ja teiseks jagan seda kogemust, mis meil nende protsesside juures tekkis. Sealhulgas siis ka negatiivset kogemust, et mida me tagantjärele tarkusena oleks võinud teisiti teha. Voodilugu, et kui me elame projektimaailmas ja kui me esimestes projektides, kui me siin tekkisime, meie keskus tekkis, püüdsime hästi palju teha koolitusi, tootearenduskoolitusi, tõime disainereid rääkima ja siis tundus, et kõik kuulavad huviga, see on lahe, aga juhtub vähe, et võiks juhtuda rohkem ettevõtluses. Siis viimases projektis kirjutasime endal sinna sisse, et me arendame ise ka midagi.
tekitame siis need kogemused ja siis jagame seda kogemust, olgu ta siis negatiivne või positiivne, lisaks sellele valmivad mingid tooted ja kui keegi arvab, et need tooted võiks tema jaoks ägedad olla, siis need on tegelikult, kuna see on projektiraha eest tehtud, siis tulgu ja küsigu, saab joonised ja kohendab enda jaoks ja hakagu tootma. Voodilugu, eakate teema, eesmärk oli siis meie nende hooldussüsteemis eelkõige kasutatavate puitkastide asemel, mis ilma kaaneta küll esialgu on, luua midagi sellist, mis, ja vabandust sellise nalja pärast, aga nad jätavad sellise mulje, need voodid, et kui 4 männilauda on koos ja see on voodi, siis see ei ole tegelikult see keskkond, kus üks eakas võiks oma elu nagu viimast aega veeta. Tegime siis, koostasime lähteülesannet, kaasasime sinna hooldekodude inimesed, pidasime nõu haiglaga, pidasime nõu ergonoomikutega ja saime päris ägeda toote. Kasutaja jaoks päris ägeda toote. Meil on 3 voodit on ka testimisel hooldekodudes. No samamoodi võib see voodi olla ka ise hakkama saava eaka koduses interjööris. Lihtsad asjad, tugevad haaramiseks sobivad kohad, kus saab toetada. Sellest tuntakse nii palju puudust. Valgusti, mis läheb liikumisanduri peale põlema, seal all voodi serva all, no on ikka vaja pimedas ära käia voodi juurest, midagi ei teha. See valgus jääb sinna põlema, see ei paista silma, see näitab teed tagasi voodi juurde. No lugemislamp ja laadimispesad, et kõik eakad ei ole nii innovatiivsed, aga neid, kes nutiseadmeid kasutavad, on ka piisavalt palju. Ja tegelikult päris äge toode sai, aga meie turu jaoks on ta selgelt kallis. Meil lihtsalt hooldesüsteem ei kannata seda välja, et ta suudaks soetada selliseid voodid, et kui tookord, kui me seda voodit tegime, see on siis 2 aastat tagasi juba, et siis meil läks ainuüksi meie allikatele toetudes selle materjali hankimise peale 1000 €. Meile öeldi, et hooldekodud ostavad täna 100 € eest voodi. Aga see näebki välja, see 4 männilauda niimoodi, et sealt tulenevalt ka see minu veidi sündsusetu nali sinna juurde. Ja see võeti väga hästi vastu. Aga tõenäoliselt võiks olla sellisel voodil turgu rikkamates riikides. Aga see ei ole enam meie ülesanne, et me tõestasime ära, et sellist asja on võimalik teha, tarbija seisukohast väga hästi vastu võetud. Aga kui keegi tahab toota, palun tulge, võtke joonised. Ei oska öelda, me ei ole turu-uuringut teinud, aga näiteks kui me käisime Taanis, see on üks eakate, kuidas see on siis aktiivset vananemist toetav võrgustik ja käisime selle seminaril, siis seal oli näiteks voodi, kus oli siis lisatud ka funktsioon, sai nii-öelda istuma tõsta ennast mootori abil, no see maksis 6000 ringi, oli see voodi hind. See oli müügihind, jah. Ma ei tea, kas see oli jaehind või mitte, et see pakkuja oli seal väljas, me küsisime, mis see maksab. Aga ma arvan, et rikkamates riikides ollakse 1000 paar küll valmis välja käima, sõltuvalt sellest funktsionaalsusest. Ja seda peab testima, aga seda nii ei tea. Järgmine toode, mida me arendasime, oli siis kaugtöömööbel. See on, üks näidis on seal esikus väljas. See tulenes ka sellest meie koroona olukorrast, et kes töötas kuskil köögilaua taga ja et võib-olla see oleks üks lahendus, mida kodus saaks kasutada. Püüdsime seda teha vähe erilisemana, kasutada hästi vähe fittinguid ja siin on põhiline fitting on raskusjõud. Et seesama laud, tema kõrguse muutmine hoiab teda kinni raskusjõud. Seal on laualamp, seal on näha, laualampi hoiab kinni raskusjõud. Et seal ei ole spetsiaalseid liigendeid või neid on ülivähe. Et see toode
selles mõttes võiks isegi meil omada turgu. Et jälle, joonised saadaval, siin on juba proovitud seda toota, et sinna juurde käib ka põlvetool, millele me siis arenduse käigus andsime veel funktsiooni, et see muudetav ka taburetiks. Kes ei ole proovinud põlvetooli peal istuda, soovitan proovida korra. See on huvitav kogemus. Et füsioterapeudid ütlevad, et milline on kõige parem asend, järgmine asend. Ja ei ole ühtegi vale asendit, ei istumiseks, seismiseks, lavamiseks on vale aeg, mis selles asendis ollakse. Et proovige seda tooli, see on omaette kogemus. Üks põnev teema tuli meie juurde üks noor mees. Tahaks teha puidust relvakohvrit. See on prototüüp, see on nüüd siin Vineerist, et originaal tuli Tammest. Äge toode, sellega läheks missioonile küll. Siin on siis sees on pehmendus, see svamm, siia käib siis optilise sihikuga relv sisse, optiline sihik teatavasti on hästi õrn löökide suhtes või seda siis kõige rohkem kardab. Ei tea praegu, kas ta neid ka müüb või kui hästi tal läks, et hakkamine oli tal väga suur. Mis oli siin tehnilisi kohti oli, mida lahendada, seda fittingut otsisime hulk aega, hingi, mis oleks peidetud, aga mis võimaldaks avada 180 kraadi. No ma ei tea, kui hulk aega, aga see ei olnud niimoodi, et kohe esimese hooga tuli see hing kataloogist välja. Mida me siin ei arvestanud, mida me oleks pidanud tegema alguses, me oleks pidanud võtma selle koguse puitu ja panema selle kaalule kohe alguses. Sest üks miinus, mis sellel on, ta on päris raske. Et ega see tammest tehtud, me proovisime ka teha spoonitult teda, et siin sees on kergem puit, aga ta ikkagi jääb päris raske. Aga ta on selline premium-klassi toode, et iseenesest võiks see täitsa toode olla. See turunišš ilmselt ei ole suur, sest jahil käiakse ikkagi plastik ja nahk selle relvakotiga. Aga näeb vähemalt äge välja, et missioonile läheks küll. Üks toode, mis meil sai ka Innoosaku heakskiidu EAS-i poolt, oli siis laste mõõdupuu. Lihtne asi. Tegelikult on neid hiinakaid siin meie turul ka. Aga taotlus meile tuli. Siin väljakutse oli. Kõige suurem väljakutse oli see, et kuidas teha see ühendus nii, et ta sobiks, et ta mahuks paki automaati. See on üks variant. Kliendi soovid muidugi ka arenesid koos tootega. See on teine variant. Ma ei ütle, et üks on parem täna kui teine. Et siin on siis magnet pluss siis pusleühendus. Et igal juhul sai ta valmis ja ei kujuta ette, kui hästi tal siin turul seda tootes läheb, et versus siis Aasiast tulevad tooted. Ristpuit pinnad. See oli üks projekt meil, mis me tegime uurimisprojektina, aga küttepuidust saab ägedaid pindu teha. Keegi ei ole seda veel tootmise seisukohast külge võtnud, aga need on siis toorest puust lõigatud kettad. Kõige suurem väljakutse algul oli need kuivaks saada, nii et ei tule ühtegi lõhet või pragu, siis kõmmeldusid küll, eriti haab. Aga näete, siin on täitsa võimalik. Seal on näha siis üks suurem pind, see on jälle prototüübina lihtsalt liimitud kokku siin erinevatest plaatidest, et seal on kasutatud siis hele on haab ja tume on remelgas. Üldjuhul sellise läbimõõduga nii haab kui remelgas rändab ahju. Kui ta ei lähe paberipuuks, haab sobib sinna ka. Et siin on näha veel lepp, must lepp. Jälle, siin on nüüd näha, et alati ei õnnestunud. Täpselt see kuivatamine ka, aga siin on natuke timmimist, et neid meetodeid on erinevad, kuidas see puit kuivaks saada, et need kettad on tehtud köögi mikrolaine ahjus.
saab väga hästi. Et mikrolaine kuivatus väikestele detailidele, et selleks on täitsa olemas liinid. On mikrolaine kuivatusliinid ja kui sinna ette panna niiskusmõõtja, saab kasutada ju puutetundlikku või seda pinna oma, siis saab arvutada välja sealt ka selle energiakoguse, mis peab andma sellele konkreetsele klotsile, kui ta läbib selle tsooni, kus on siis mikrolaine. Et ma sain ikka 2 ketast põlema ka seal ahjus. Suitsu oli ruum täis. Leeki ei tulnud välja, aga... Ja no neid näiteid on veel. No siin on kase näide. Kusjuures neid pindu võib ju jaotada täiesti. See mosaiik, kuidas seda luua, on fantaasia teema. Siin saab optimeerida muidugi. Üks eesmärk võiks ju olla ka, et kasutada ära erineva läbimõõduga puitu. See võib olla nii väiksem kui suurem. Et noh, siin veel, kuidas tavaline vineer saab panna painduma, kui teda perforeerida. Kultuurimaja kannel. Näited. Aga ma lubasin reklaami ka meile teha, et me saame ka aidata tooteid arendada. Et siin me oleme aidanud, siin on mõned näited. Et saame pakkuda nii terviklahendust, aga teha siis ka eraldi jooniseid, mudeleid, kasutada 3D-skanneerimist, et kui me kunagi 7 aastat tagasi hankisime skännerid, siis oli meil mõttes see, et vanaisa tegi ägeda kiiktooli, paneks selle nüüd seeria tootmisse, et kuidas sa seda standardiseerid, aitab skänner. Hankisime skänneri, täna on tulnud esimesed päringud sellelaadsed. Vanaisa kiiktooli pole küll keegi toonud, aga paar Eesti-aegset mööblitükki me oleme juba sisse skänneerinud. Et prototüüpi, mis saame aidata teha, meil ei ole küll võimalik kõiki operatsioone teha ja eks me siis kasutame enda partnereid. Ja saame aidata korraldada ka toodete testimist, et kui me kliimakapi testi saame ise teha, mingite parameetrite piirini teha ka näiteks pinnateste, olgu ta siis see nõndanimetatud veinitest värvipinnale või pinnakõvadustest või kulumistest. Me ei anna küll selleks pitsatiga paberit, meil ei ole sertifitseeritud laborit, aga testimismetoodikad ja seadmed on sarnased, nagu on sertifitseeritud laborites, aga kindlasti on meie juures esimene testimine 10 kordi odavam, kui minna kohe kuskile Saksamaale, Soome või Rootsi seda testi tegema ja paberit hankima. Nii et need on need võimalused, kuidas me saame toetada ja aidata.